Tervist! Käes on 30. september ja Risto Ränk Farming kanal. Lähen jälle saega metsa poole ja 2 päeva tagasi, siis üleeile õhtupoole oli niisugune ilus päikseline, natuke tuuline, aga päikseline. Seega võtsin kätte ja immutasin ära siis orava puuriraami. Nii, immutusvahend siis natukene tooniga värvusega, siuke kollakas, pruunikas. Ma ei tea täpselt, kas ma oleks seda värvi ise valinud, aga kuna me saime sponsorkorras, mäletate, Orissaare ehituspoelt päris palju Pinoteksi ja värve ikka päris palju, siis kuna tegelikult see on päris suur kulu, mis läheb nende puuride peale, selle puuri peale läks 4 purki, liitrist purki Pinoteksi, ehk siis päris suur kulu tegelikult, kui nii võtta. Siis, ja kuna me sponsorkorras saime ja tegelikult toode on hea, siis mõtlesin, et proovin ära, kuidas sobib. Ja tegelikult, kui ma üldse vaatan nüüd, siis ma olen päris rahul, et ma arvan, et ta sobib sinna orava puurile küll. Et keskele ma mõtlesin, et jätame sellised punakad puurid, et kui kõik puurid punased teha, siis läheks natuke liiga selliseks punaseks, nagu oleks liiga verine see olukord. Aga jäin kinni, aga immutasin siis terve puuri ära, see võttis natuke aega, nagu ikka. Et ümberringi ilusti kõik postid kena paksu kihi alla ja kuna see ei ole värv, siis seda saab ikka panna ohtralt, et ta püsiks kauem ja oleks igatepidi mõnus. Värv või Pinoteks annab kohe puurile sellise viimistletud mulje minu arust ja ma tean, tänu sellega on ju puit püsib tunduvalt kauem ja ka muidugi oravad ei hakka närima seda puitu nii suure rõõmuga kohe, kui see on immutatud, selles mõttes ta püsibki igatepidi kauem. Aga nüüd oleks aeg hakata tegelikult ju panema võrku, aga mis tuleb teha enne võrku? Suur puu tuleb sisse nagu ikka ja kaevata sinna maha. Nii et nüüd ma olengi metsas ja otsin puud. Muidugi eile ma olin Savikojas ja Savikojas oli mul eile päev läbi koristuspäev. Ega ma seda väga pikalt ei näita, kiirenduse peal natukene, et koristasin Savikoja ära ja põhjus tegelikult oli selles, et kevadkoristus ma selle aasta oli teinud. Seega tegime sügiskoristuse ja natuke on ka sellepärast, et Savikojas ja ka talus käisid täna külalised Setomaalt, nii et üliägedad, toredad inimesed ja meil on nii hea meel, et te käisite ja oli väga vahva ja Savikojas on ka rohkem korda tunduvalt, nii et see oli ka selline tegus päev. Aga nüüd otsime siis ära siit selle sammuse mingisuguse puu, vaatame, kus me leiame sobiva ja siis veame juba sinna aeda, kaevame maa sisse ja äkki saame täna juba võrku ka panna. Seekord ma valisin siis niisugune suuremat sorti tammepuu, kus ma ladva osa saan siis võtta ja sealt ma saan tegelikult tõenäoliselt kõvasti veel oksi ja ka korralikult tüve, me kasutame kuskil mujal ära, nii et kõik läheb käiku. Saagisin selle maha ja siis võtan ühe suurema tüki kaasa, mis läheb puuri keskele ja siis kõik, mis väiksemad oksad juba, need ma saan ju vedada ka uksest sisse, aga see kõige suurem osa tuleb alati enne võrku ära panna. Vedasin selle tüvi ja ma ei suutnud seda üle aia tõsta, see tähendab seda, et ma läksin ümber aia, sulle suurt aeda nüüd, ümber aia väravast sisse ja ehk see paras katsumus oli. Aga eelmine kord, kui me Makena puitu vedasime sinna ronimispuit sisse, siis ma olin ju täiesti koroonas ja nüüd ikka oli olukord tunduvalt lihtsam ja jõukohasem, et eelmine kord ikka jaksu oli vähem, aga ma praegu küll ei tunne kuidagi, et see haigus oleks minu niimoodi mõjutanud, et see kuidagi oleks minu jõudlust või jõudu vähendanud. Et üldplaanis on hästi. Nüüd lähen saega sinna ja proovime selle puu maha istuda sinna. Kaevata, mitte just päris istuda, sest ta kasvama enam ei lähe muidugi. Aga paneme selle puu sisse ja siis saame täna võrku panema hakata, et proovime, vaatame ja kas ta sobib kuidagi. Suure pingutuse peale sain siis selle tüve siia sisse, muidugi enne kaevasin ilusti augu ja
peaaegu nii sügava augu ma vähegi saan, et ta toetaks ilusti mullast allapoole kruusa peale. Tal on ka omajagu siis nagu see kandepinda natukene. Ja siis üritasin see sisse saada selle, aga kuna siin need vahed on päris kitt, 70 senti on see vahe siin, 71, et siis see tähendab seda, et ühe oksa ikkagi pidin ära lõikama, midagi ei ole teha, aga sellest ei midagi, panin juba tagasi selle oksa, ta ei läinud päris nii hästi, kui tahtsin, ja ta läks tegelikult paremasse kohta, kui ta enne oli, et nüüd ta täidab siit ruumi ära. Natukene on pikk see, aga selle pikkusega mul tekkis selline hull mõte, et ma võib-olla pikkust ei lõikagi tal ära, et ma teen võrgu sisse sinna sihukese augu, et ma jätangi pikema puu siia sisse, kui on puur, siis ta nagu kasvaks puurist välja ja ma arvan, et see võiks olla päris äge kohe. Ju see nagu selgub töö käigus, et kas ma jätan, aga ma arvan, et oleks äge. Mis te arvate, et andke nõu, aga tundub, et võiks olla põnev nii. Nii, paneme see mullamata ka siia lihtsalt tekstuuriks. Mis tekstuuriks? Lihtsalt, et mingit maastikku oleks. Tambime kinni. Ja nüüd ongi, oksad on kruvidega lastud siis raami külge ja tüvi nüüd siis seisab siin püsti maas, et eks toetab kõik 11 nagu rohkem tänu sellele ka, et seepärast ma kaevangi võimalikult sügavale ja äkki kõik tummiste kruvidega kinni, et siis ta on nagu ka tuuga, siin saab peal ronida tegelikult täiesti. Et nüüd ma lähen metsa, toon mõned oksad juurde siia veel, ma ei hakka enne võrku panema ja siis vaatame edasi. No nii, sähmerdasin siin veel okstega ja lõpptulemus on siis selline, et ma arvan, kuidas me näitame seda nüüd siis hästi, et ma arvan, et nii jätame okste poolest seest, mis on kinni kruvitud ja mis on tuugad, paneme midagi kasvama kindlasti veel siin sisse, aga siin on osad lehtedega oksad ka, need lehed tõenäoliselt tulevad ju päris ruttu maha, et need ei jää sinna, praegu sealt tundub hästi tihe, aga nii tihe sealt ei ole, panin äärtesse oksi, suurem tüvi on sees, ma arvan, et ma jätan selle ühe tüvi sealt üle kasvama. Siia poole tuleb siis meie väike varav, uks, kus saab sisse minna. Siit saab ilusti sisse. Siin sees on tegelikult sükest, kuidas nüüd öelda, sükest täiesti vaba ruumi niimoodi 2 meetrit ümber ringi, kus saab seista oravate juures ja ka samas ma panin niimoodi äärtesse oksi või mitte iga nurga külge. Panin oksi, mis lähevad maani välja, kasvavad siit ülesse, et neil tekiks niisugune põõsa sees tunne rohkem. Et nad elavad nagu tihnikus, selle mõttes neil on turvalisem kindlasti olla, see tunde koha pealt lihtsalt, kui ei ole üks suur tüvi siin keskel lihtsalt. Et on nagu just, kui siin sees on vabam ruum ja kuna need oksad ei saa endale ju suvel leht, siis kindlasti läbi võrgu ilusti näeb oravaid ka, et neil on ronimiskohti ja neil on ka turvaline ja mõnus tunne. Proovisin ära panna ka ühe paneeli võrku ja see on lihtsalt nii tugev, see on väga päris keeruline panna, see on väga paks rebase võrk, nagu tõesti paks ja tugev, nii et seda on väga keeruline panna, aga sain hakkama, kruvid täpselt samamoodi ikkagi on selle jaoks praegu, et tõmmata siis pingesse ja et ta jääks sirgelt see võrk, hiljem läheb siis see haak peale sinna, et ühe paneeli panin ära ja saame hakkama sellega ja saab vingeid puure teha ja siit näeb tegelikult ilusti läbi ka ja hullu midagi ja tuleb päris ilus ja vinge. Üks oks jääb üle ja süke ongi, et sellega ma tõmban selle video otsad kokku, sest muidu läheb pikaks, täna on niisugune läbisegamini video, igast asju, savikoda natukene, värvimist, okste toomist, täpselt nii nagu ma teen ja lihtsalt nüüd hakkab kohe tõenäoliselt sadama ja tuul on ka mega, et koristan ruttu oma tööriistased ära ja võib-olla jõuan enne pimedat isegi tuppa. Nii et teie olge tubli, share'i, like, jagage ja olge mõnusad. Tšau!